Tere varahommikust, tervisesõbrad ja ravitsejad, tervisest hoolijad. Täna siis võtame vaatluse alla järgmise raviomadustega taime, juurika ja selleks on sibul. See on tavaline sibul, mis kasvab suuremas osas Euroopas, Ameerikas, Austraalias, Aafrikas ma küll ei tea, kas sibul kasvab, aga kus nemadki pääsevad. Ilma sibulata ei ole ju maakeral elu. Sibul on elu alus. Lätlastel on õlu, on elu alus. Eestlastel on sibul. Sibul näeb siis välja selline, on suuremaid, on väiksemaid ja kangusaste on ka erinev, sellepärast et näiteks Peipsi sibulat juba, kui sibula põllust mööda lähed, siis tulevad kõik kadunud sugulased meelde, pisarad jooksevad. Aga näiteks Hollandi ja Hispaania sibulal ei ole seda omadust, et ta sind eemalt nutma jääb, tema ainult siis, kui sa teda lõikad. Ja kui puudub vastav varustus, kaitsevarustus, et peab olema see mask ja toru hingamiseks. Nii, sibula raviomadused on üldteada. Sibulat kasutatakse väga paljudes maades, küll igasuguseid sibula mähiseid, sibula maski ja siis sibulast pressitakse välja mahla, millega määritakse igasuguseid kehaosasid, mis on tõbised või on hirm, et nad võivad kohe-kohe tõbiseks jääda. Meie siis vaatame täna, mis siis sibul võib teha eestlasega. Kuna eestlane on selline Põhjamaa inimene, kes kannatab temperatuuri miinus 35 pluss 35-ni, siis see kõikumise temperatuuri vahe on 70 kraadi ja see annab tunda eestlase tervisele. Eestlasele tervis on liigestes, kõik tema tervis on kinni liigestes, kui tema liigest ei ole, siis temal ei olegi tervist. Küll on seljahäda, küll on põlvehäda, küll on randmed, küll on kael, muud liigendid valutavad kõik ja seal tuleb meil appi sibul. Sibulat tuleb süüa toorelt, tuleb süüa keedetult ja tuleb süüa praaditult. Kusjuures tema kuumutamisel oma raviomadusi ei kaota, pigem suurendab. Siis tema suurendab näiteks peensoole mahla eritust. Ja kuna peensoole kaudu liiguvad meil igasugused vedelikud, siis mina küll ei saa aru, miks sinna veel seda mahla vaja on. Jah, see on nii räägivad targevad inimesed. Ja siis sibul näiteks tugevdab immuunsussüsteemi ja ajab näiteks neerukivid välja. Temal on selline omadus, et tal on selline tõukejõud. Ta tõukab raskusi üles, ta tõstab raskusi, mida muidu näiteks ei tõstaks mitte millegagi. Siis kui sa sibulat sööd, siis tõuseb, saad tõsta. Ja tõukejõud on temal ka tugev. Mina siin soovitasin ühele iirlasele, et temal on neerukivi ja vasakul pool, sellepärast tema niimoodi viltu kõndis ja raskus oli ühele pool väga. Ja siis mina temal soovitasin sibulat süüa 4 korda päevas ja enne magaminekut ka veel süüa sibulat. Ja siis tuli see sibul tõukas temal selle kivi välja. See läks küll mehel natukene maksma, ta pidi oma WC-potti välja vahetama, aga selle kivi sai ta kätte, sest et see tuli ikka tohutu jõuga, mis on ikka sibulal taga, see on oma 2 kilo. Nii et ja kui need kokku korjata, sellest saab kiviktaimla, näiteks need ääred teha, saad ja sellepärast iirlastel on hästi palju kiviaedu. Nemad ehitavadki kiviaiad, on põhiliselt neerukividest ehitatud ja väga paljud on neerud on nüüd kivivavad kõik nendel. Konnasilvaravi, näiteks kui on, eestlastel on nüüd viimane trend on, et suviti nemad peavad kodus konnasid, sellepärast et see on nagu sääsepüüdja
igas toas on oma sääsepüüdja. Ja kuna sääsk on väga väike, nõuab konnalt tohutut pingutust, et tema saaks seda sääske näha ja keelega selle sääse seal teisest toanurgast kinni püüda, siis tema nägemine tahes-tahtmatult halveneb ja siis on konnasilma raviks, võetakse sibulavahla ja tilgutatakse konnadele silma. See on, sellepärast nendel on silmad ka niimoodi punnis, et sinna oleks hea mahla tilgutada. Siis sibulalõhn, paljudes inimesi häirib sibulalõhn. Sibulalõhna saab väga edukalt eemaldada, näiteks kui sööte küüslauku. Terve küüne närite suus nii ära, et ta praktiliselt lahustub süljes ja on garanteeritud, et sibulalõhna teil enam ei ole. Kuidas küüslaugu lõhnast lahti saada, seda ma olen teile rääkinud eelnevates saadetes, selleks on kohe oma vastav sihukene vedelik olemas, mis selle täielikult eemaldab. Siis, juba sibul on vanade eestlaste, vanade remondimeeste näiteks kõnekäänus sees. Kui sina ütled ikkagi, et söö sibulat ja kala, saab vahetatud talad, siis remondimehed alati, kui nad kuskil mõnes majas, talumajas või kuskil talasid vahetasid seal, siis nemad sõid sibulat ja kala ja töö edenes väga, väga hästi. Siis on veel sibulal selline värk, et tema tugevdab juukse kasvu. Mina küll alustasin alles siin natukene aega tagasi, aga olen nüüd öösel proovinud maganud selleks, et see toime oleks tõhus, tuleb kanda sibulavõrku. Kui poest ostate sibulat, siis on tavaliselt sibulat siukses võrgus, 1,5 kilo. Selle võrgu seest võtate sibulad välja ja selle võrgu panete endale niimoodi pähe. Ja kui see võrk on niimoodi peas, siis võtate sibularatta, lõikate, see näeb välja selline, ja selle sibularatta panete siia niimoodi, et oleks ligi pea nahka, nii. Need rõngad peavad püsima siin üleval niimoodi. Ja kui nemad siin niimoodi püsivad, siis see imendub siia pea naasisse. Ja sealt tuleb siis juuks veel. Vabandust. Sibula ajab kõima ka, mitte ainult nutma. Ja selle tulemusena minul juba udemed pisikesed, siit on märgata, et juba tulevad. Nii et edukat ravimist, häid remonditöid ja kohtumiseni järgmisel korral.